kätte pannakse raamatu sirvimise kindad. Mul hakkavad tõesti käed värisema, sellepärast, et ma hoian käes Kalevipoja kõige esimest trükki, mis on trükitud siin samas Kuopio linnas aastal 1862. Meie hõimlased on taas kord uue rännaku lävel ning selgi korral suundume nii Skandinaavia maadesse kui ka põikame külla lõunanaabritele ning teeme mõnegi haagi oma kodukamaral. Ikka seepärast, et meiega koos või meie naabruses elab niivõrd palju hõimukaaslasi, kelle käekäiguga me kuigi tuttavad ei ole. Mida põnevat olete kuulnud näiteks metsasoomlastest? We are declare formally the Republic of Finnskogen Friday at 6 and we are the Republic from Friday to 6 and to Sunday at 6 o'clock. Või kuidas käib Lätimaal luutside, leivude ja kreevenite käsi? Syksyllä hoppen, kun sä teet sun limma, äitölamma, käriskikat, petuhkikat. Mismoodi leiab sarnaseid traditsioone Kesk-Norrast ja Setomaalt, aga palju on veel alles vadjakeelseid tekste. Üvel, isel, üved, lahtsed. Vahmöl, isel, vahmad, latsed. Seda kõike hakkamegi meie hõimlaste 3. hooaja saadetes järgemööda harutama. Esmalt viib meie teekond aga põhjanaabrite juurde Soome, kus elavad veel ühed teised meie põhjanaabrid, karjalased. Suve hakul kogunesid nad Helsingi Keskraamatukogu hoonesse Oodi, kus peeti Karjala konverents. Siin on toimumas täna midagi väga huvitavat. Koos on hulk karjalasi ühes ruumis ja meie tahame sellest kõigest osa saada ja saada teada siis, mis seis karjalastega on, uurida välja ja saada siit mõnusad impulsi. Mõistagi on selgi korral minuga kaasas soome-ugri asjatundja ja ajaloolane Jaak Prooses, kes selgitab meile konteksti ja räägib lahti ajaloolised tagamaad. Mis puudutab karjalasi, siis hakatuseks ei saa me üle ega ümber teise maailmasõja päevil toimunud talvesõja ja jätkusõja sündmustest, mille tagajärjel oli Soome sunnitud loovutama oma idapoolseid alasid Nõukogude Venemaale. Suur osa loovutatud maast oli Karjala ning see sündmus sundis sadu tuhandeid karjalasi ja soomlasi võõra riigi territooriumile jäämise ohus ülgama oma kodukülasid ja linnu ning asuma ümber teistele Soome aladele. Uutes kodudes oli aga märksa lihtsam muutuda naabriga sarnaseks soomlaseks, kui säilitada oma igipõline Karjala identiteet. Karjala küsimus tegelikult ongi väga raske küsimus ja seotud siis Karjala elanikkonnaga, kes on tulnud läbi terve 20. sajandi jooksul siis Soome. Et neid inimesi on üle 500 000, arvatakse vähemalt, üle Soome siis. Ja siia siis Oodi raamatukogusse on siis kogunenud need erinevad karjalaste organisatsioonid. Kõige tähtsam organisatsioon Karjala Rahvaliit, aga siis need igasugused paikkondlikud organisatsioonid, pluss siis noorteorganisatsioonid, nii et tegelikult meil on kogu see Soome karjalisus on nagu peo peal. Just nimelt noorte kaasatus ning noortele suunatud tegevused ongi ühe rahva püsimajäämisel ja arengul oluliseks võtmesõnaks. Ja kust mujalt noori ikka leida, kui mitte tantsuplatsilt. Ühe seltskonnaga saime kohe jutule. Noored on rahvatantsurühmast Roihu ja ütlesid, et kui on huvi, siis jälgige neid Instagramis, nii et #Roihu. Vaadake järgi. You have so different
outfits than the other Karjalan people? No, meillähän on eri asut sen takia, että me ollaan eri seuroista. He ovat Hyvinkään kansantanssijoita, me ollaan Karjalan nuoria. Ja meillä on siis meidän seuran puvustolta kerätty kaikille omat tämmöiset sekalaiset puvut. Pereesit. Okay, you have sneakers. Yeah, last minute wardrobe changes. Okay. Why do you dance? Is it for fun or is it like a social gathering or just joy of living? No sekä että oikeastaan. Se on ihan niinku silleen, että niinku harrastus meille. Tai silleen, että me ollaan kaikki valittu tää meidän harrastukseksi. Tanssiminen on vähän vaikeeta ja joskus uuvuttavaa, mutta sit se on kiva olla porukalla ja kaikkien kavereitten kanssa silleen yhdessä. Ilmselt panite juba tähele, et suures elevuses kasutasin Karjala noortega rääkimisel inglise keelt. Eks ta nii ole, et kui põhjanaabritel pole ammu külas käinud, kipub keelgi pisut rooste minema. Aga siit maalt edasi proovin teha kõik, et oma hõimukaaslastega veidi lähedasemas keeles suhelda ning inglise keele võtan appi alles viimases hädas. Oma lohutuseks võin öelda, et oma keel polnud päris selge meie äsjastel tuttavatelgi. Do you speak Karjala language as well? I can teach you one Karjalan word if you want. Yeah. It's pakisema. Yeah. And see märgitseb puhuma. So, õpetasin noortele ühe sõna. Aga karjala keelega ongi keerulised lood. Erinevatel andmetel eksisteerib kas 3 või hoopis 4 karjala keelt. Kui Eesti entsüklopeedia loetleb 3 keelt, päris karjala ehk Viena, Aunuse ehk Liviko ja vepsa keele lähedane lüüdi murderühm. Wikipeedia toob välja ka 4. keelerühma, milleks on Tveri karjala keel. Eesti entsüklopeedia peab samast Tveri karjala keelt päris karjala murde osaks. Segadus keelte ümber on veeretanud nii mõnegi komistuskivi karjalaste rahvana tunnustamise osas. Mis kontekstis sellest Karjala teemat räägitakse, et Eestis on ju ka küllaltki aktuaalne, et kas võrokestel on keel või mitte või setadel on oma keel või mitte. Et Soomes on ka olnud see suur dispuut, et kas on Karjala keel, eraldi keel või on see soome keele murre, aga aastast siis 2009, 27. november on siis Soome president Tarja Halonen kirjutanud alla vastava siis seaduse, millega siis Karjala keel on siis on ametlikuks keeleks siis kuulutatud. Karjalan kielen asema on parantunut kaiken aikaa ja siitä nyt sen tämmöinen elvytysohjelma, sen julkistamistilaisuus oli toukokuun lopulla ja siellä on 23 toimenpidettä, jolla sitten valtiovalta lähtisi tukemaan karjalan kielen elvytystä. Se, että meillähän on noin 10% siirtokarjalaisista, siis evakoista puhui karjalan kieltä. Tällä hetkellä noin 10 000 puhuu sitä, ehkä toiset 10 000 ymmärtää. Tatu, mistä paikasta olette tänne tullut? Minä olen tullut tänne Helsingistä, mutta se seura, mitä edustan, tämä Andrea, joka on pakkoluovutetussa Karjalassa, niin äitini on ollut syntynyt 1925 tuolla Andrean pitäjässä. Siellä on semmoinen, äitini suvun story on sellainen, että hänen isänsä hakkasi noita hautakiviä Viipurissa, Viipurin kiviveistämöllä. Ja hänen äitinsä oli kotona. Oli iso maalaistalo. Mistä paikasta olette tullut tänne? Olen syntynyt Karjalassa Kivennavalla rajan tuolla puolen. Se on 25 kilometriä Pietarista entistä Viipurin lääniä. Jokaisesta kylästä on tehty kyläkirja. Kun se tehtiin ajoissa, jolloin oli ihmisiä, jotka olivat kylässä asuneet ja kasvaneet, niin saatiin jokaisesta kylästä melko hyvä kyläkirja valmiiksi. Asukkaat voivat etsiä esi-isiensä asuntoja ja sen jälkeen he löytävät sen kyläkirjan
jos se on tehty. Ja kun se on tehty, niin kaikki löytävät sen langanpään, mistä voivat oman sukunsa jäljet etsiä. Oma juurte teadvustamine ja tähtsustamine käib mõistagi Karjala seltside põhitegevuste hulka. Nagu ka mitmete kultuurisündmuste korraldamine ja vanade traditsioonide elus hoidminegi. Vuosittain meillä on juhlat. Meillä on Kivennavan kihut perinteisesti alkaneet aikanaan Kannaksella ja nyt meillä on 77. kihu tällä Suomen alueella. Muide, Karjalast on pärit märkimisväärne panus soome rahvusele. Jutt käib meie põhjanaabrite rahvuseeposest Kalevala, mis mõnel hinnangul on hoopis karjalaste eepos. No aga kõige tähtsam küsimus, kas soomlased panid karjalastelt Kalevala pihta või mitte? No nii või naa, eks ole, tegelikult eks Kalevala aines on korjatud hoopiski, eks ole, Ida-Karjalast ja soomlased on presenteerinud seda muidugi kui Soome eepost, nii et see on üks küsimus, mida kindlasti siin ka täna arutatakse, et kellele siis see Kalevala kuulub, aga muidugi on ju selge, et see on üks Soome, et tol ajal selliseid selgeid piire ju ei olnud. Ei ole meiegi eesmärk hakata soomlaste ja karjalaste vahele Kalevala nimelist kiiru lööma. Küll aga leidsime oodist ühe toreda töötoa, kus paar prouvat kõigile huvilistele põhjanaabrite eepost lähemalt tutvustasid. Monta on sulhoa minulla. Yksi on yrtti, toinen tortti, 3. Koito Paalikkainen, 4. on Erkko Niemenpäästä, 5. on Vinnyrin Tapani, 6. on Kainu Karjalainen, 7. Sepän Simana, 8. on Kaitaparta, 9. on Yrjö Rukka, kylän vanhin 10. Isegi ei saa sõnadest aru, ma saan sellest rütmist aru ja sellest tundest. Joo, sitten ne oppii ulkoa äkkiä, kun ne on tuossa alkusoin tuon, että Sepän Simana, 8. Kaitaparta, 9. Yrjörukka alkaa samalla kirjaimella. Sitä kutsutaan alkutavuksi. Eli. Olipa impi ilmän tyttö. Kave luonottar korea. Piti viikkoista pyyhyttä. Vähän harjutada ja tuleb. Peab vaeva nägema. Joo, pitää vähän harjoitella. Et asja natuke lihtsamaks teha, võeti välja nüüd hoopis laste jaoks joonistatud pildid. Tuossa on Väinämöinen. Tää on Kalevalan mahtimies. Põhimees. Joo. Ja tässä on Joukahainen. Hän ei ollutkaan niin hyvä. Hän halusi olla yhtä hyvä laulaja kuin toi Kalevala, tämä Väinämöinen, mutta ei ollut. Ja Väinämöinen näytti, että ei nuoret pojat osaa laulaa ja hän lauloi niin, että vuoretkin halkeilivat. Ja sitten Väinämöinen rupesi lauloi suohon tämän. Ja sitten kun se oli aivan uppoomaisilla, niin se rupesi lupaamaan kaikkia, että jos pelastat mut, niin saat sitä, saat tätä. Ei, tää ei hyväksynyt tää Väinämöinen mitään. Mutta sitten kun hän sanoi, että saat minun kauniin siskoni, niin sitten Väinämöinen ilahtui. Ja tossa sitten sai Ainon. Mutta ei hän Aino mitään halunnut vanhalle miehelle. Hän meni ja hukuttautui. Ja luepas toi nyt, jos te johonkin laitatte tämän, niin tää on hyvä. Aha. Sitten itkeen impirukka. Kaiken aikani valitaan. Kun annoit minun poloisen oman lapsesi lupasit. Ühesõnaga, tüdruk siis sai aru, et mingile vanale krõnksule ta naiseks minna ei taha, et parem läheb uputab ennast oia või lainetesse, siis on siis minu lühike kokkuvõte sellest kurvast loost. Kalevalat tutvustanud Kirsti Soini rääkis, et taoline piltidest maalitud lugu pole kaugeltki ainus nii-öelda kergem versioon Kalevalast. Muidugi on tehtud lihtsam lugemine lastele, samuti eksisteerib Kalevala koomiks ning mõni aeg tagasi kirjutas ka Soome lastekirjanik Mauri Kunnas Koerte Kalevala, kus rahvuseepose peategelasteks on koerad. Sitten Kalevalalla on vielä semmoinen sisarteos kuin Kanteletar.
Niin tämä on juonellinen, tämä Kalevala, mutta kantelettaressa on sitten runoja ja ihmisten arkipäivästä ja rakkaudesta ja eläimistä ja kaikkea tämmöistä. Rääkige pisut endast, kuidas te selle kõigega seotud olete ja miks te nii hästi oskate lugeda seda ette? Pikkutyttönä Helkatytöissä. Ne oli Helkatytöt, oli semmosia, että meillä oli kansallispuvu päällä ja me luettiin tämmöisiä runoja siitä kantelettaresta nimenomaan. Ja sitten me kierrettiin vanhainkodeissa ja sairaaloissa ja tämmöisissä tapahtumissa niin lukemassa näitä runoja. On teillä endal ka Karjala juured? Mun äidin äiti on asunut ihan oikeasti Uuraassa, eli se on nykyään Venäjää. Ja sitten kun tuli sota, niin mun äiti oli 10-vuotias, niin ne sitten tuli evakoiksi Tampereelle ekana. Joo. Hämmastav, kui paljudel karjalastel, keda sel päeval kohtasime, on rääkida talvesõja ja jätkusõjaga kaotatud kodude lood. Karjala Vabariik jääb ju Venemaa Föderatsiooni aladele ning praegu pole selle piirkonna külastamine võimalik. Küll aga on Soome idaservas osa ajaloolisest Karjalast ning järgnevalt just nimelt seda piirkonda avastama asumegi. Enne päris Karjalasse jõudmist teeme peatuse Kuopios ehk savolaste pealinnas. Kuopio mängib tähtsat rolli ka karjalaste kultuuriloos. Kõigele lisaks leiame Kuopiost olulise seose ka Eesti rahvusliku ärkamisajaga. Meie selja taga on raamatukogu, aga see ei ole lihtsalt raamatukogu, vaid siin peidab ennast üks eestlastele väga-väga märgilise tähendusega objekt. Kas sa võid natuke paotada seda saladuse loori? Mis siin on? Ja see on üks suur saladus, et siin selles raamatukogus on meie Kalevipoeg. Nimelt aastal 1862 trükiti siin Kuopios esimene terviklik Kalevipoja väljaanne. Miks see kõik siin aset leidis, miks see raamat siin on, selle asja teeme selgeks, Jaak. Sinu järel. Lähme. Kuopiohan on ollut tämmöinen kirjallisuuden keskus aina, niin kuin se on nytkin. Eli Kuopiossa on aikoinaan ollut, olen kuullut, että 3 kirjapainoa yhteensä. Ja yhdessä näistä kirjapainoista on sitten tuo Kalevipoeg painettu. Päivi on laotanud siia laiali sellised raamatud, mille peale, ma arvan, Eesti bibliofiilid võiksid siia teha palverännakuid. See raamat oli õigupoolest siit Kuopiost kunagi ära läinudki. Sealt trükikojast otse Kalevipoeg viidi Kuopio Lütseumi kooli raamatukokku, kus see hiljem siis tuli meie raamatukogu fondidesse. Selles suhtes on see täiesti haruldane moment, et me saame seda nii lähedalt vaadata, et kas me üldse võin siia peale hingata näiteks? Ja paraku raamatutega on tõepoolest selline probleem, et raamatud kuluvad ja seetõttu tõepoolest soovitan seda filmida, et ja vähem hingata. Ja vähem hingata, juuri näin. Miks ei juletud Eestis seda Kalevipoega trükkida? Kas meil ei olnud selliseid sõltumatuid trükikodasid, kus oleks võinud selle eksemplarid välja lasta? Et tegelikult eestlaste rahvuslik ärkamine ei olnud just meeldiv võib-olla siis valitsevatele siis Balti-Saksa niisugustele rahvuslastele ja ei olnud võimalik Eestis seda Kalevipoega siis trükkida. Tsensuur pani siin nagu oma veto sellele peale, nii et teda siis Eestis ei trükitud. Õnneks mõne aja pärast meie võõrustajad leebuvad ning lubavad esimest Kalevipoega minulgi sirvida. See on täiesti hämmastav, millises konditsioonis see raamat on siin olemas. Ja milliste sõnadega siis see päris esimene Kalevipoeg algab, et kas me oleme selle ikkagi õigesti meelde jättunud, me saame kontrollida siis põhimõtteliselt peaaegu algallikas seda. Laena mulle kannelt, vanemuine, kaunis lugu mõlgub meelel. Muistse põlve pärandusest ihkan laulu ilmutada. Kõik on õige, ka esimene trükis algab nende
ridadega. Kas on teada ka, kui mitu raamatut trükiti esimese valuga? No, on teada, et Kalevipoega trükiti siin 1000 eksemplari ja tegelikult oligi muidugi üks suur küsimus, et tükk aega nagu ei saadud aru selle Kalevipoja tähtsusest või tähendusest, et see tema tähtsus ja tähendus tuleb mõnikümmend, ütleme, et üks põlvkond siis tegelikult nagu hiljem. Aga liigume väikesest Eesti ajaloopõikest tagasi karjalaste juurde, sest siinsamas Kuopio raamatukogus saab kena ülevaate ka sellest, kuidas elab karjalakeelne kirjandus ning kui erinev on karjala keel soome keelest. Tässä nyt tämä sama runo on suomen kielellä kultajyviä, suuria hyviä. Ja sitten tämä sama on suuria hyviä. Sama on niin kuin karjalan kielellä tässä vieressä. Silloin kesällä. Aika oli kesä. Eli vähän tämmöisiä ässiä erilaisia kuin mitä on suomen kielessä. On vain yksi ässä. Venäjän kielessähän onko 7 eri ässää. Niin sitten Karjalassakin on sitten tämmöinen Z-tyyppinen ässä ja S-tyyppinen ässä ja niin edespäin. Lisaks algupärastele karjalakeelsetele raamatutele leidub siin ka karjala keelde tõlgitud väliskirjandust. Vahteranmäen Eemeli, Lönnivuoran Eemeli. Eli tämä on sitten karjalan kielellä tehty, niin että lapsillekin voidaan lukea karjalan kieltä ja karjalan kielellä kirjoja, ja että lapset voi oppia myös sitä karjalan kieltä. Nagu saate alguses rääkisime, ei eksisteeri ühte karjala keelt, vaid karjala keeli on erinevate allikate sõnul 3 või isegi 4. Keelte rohkus võib olla nii rikkus kui ka komistuskivi, sest kui rahvas ei saa teineteisest aru, siis ei jaga nad ka sama maailmapilti. Sellekohaseid valusaid seiku leiab karjalaste ajaloost. Võib-olla karjala saatuski oleks kujunenud teistsuguseks, et karjalased on selles suhtes huvitav soome-ugri rahvas, et karjalased on kuulutanud välja ka oma vabariigi, Uhtua vabariik, ja tegelikult need lõunapoolsemad, ütleme siis Aunuse karjalased, kes olid rohkem siis Vene kultuuri mõju piirkonnas, ei saanud nagu üldse aru sellest rahvuslikust karjala ideest, et nemad leidsid, et Tsaari-Venemaa ajal on väga tore, kuidas me siis ikkagi venelastest niimoodi lahku läheme, seda enam, et meil on venelastega tegelikult üks usk, õige usk, et mis Karjala riigist me siin üldse räägime, nii et me näeme ajaloos ka seda, et need keelelised erinevused võivad ka põhjustada erinevusi siis mõtteviisides, meelelaadis. Märkamatult hakkas järjekordne reisipäev õhtusse veerema, mis tähendas ainult üht. Tuli leida koht, kus keha kinnitada. Et Kuopio on savolaste pealinn, siis saime sööma minna ainult ühte kindlasse paika. Me oleme jõudnud Kuopio restorani Sampo, mis on põhimõtteliselt ainuke savo keelsete menüüdega paik. Mis see evät märkitsee? Evät, ruuat. Sampon evät, eli Sampon ruuat. Opettaa minua vähän savon kieltä. Jos mä haluan sanoa tere. Terve. Savo on myös terve. Terve. On savoksi. Terve. Kiitos savoksi. Kiitos. Ei se muutu miksikään. Jaak tegeles samal ajal samuti savo murde uurimisega, aga seda veidi teisel tasemel. Tema õhtusöögikaaslaseks oli savokeelne kirjanik Jouni Tossapainen. Paa mieles. Kaikki naisissa vaikuttaa kaikkeen. Pienimmästä sormen villaatuksesta viimeiseen karvan mutkaan. Yksityiskohdista nainen rakentuu ja niistä ne nousuu takaisin piähä varsinaisen näkyvän vaikutuksen ilmitessä mulukun kihelmöinnissä. Mutta mitä tavalla se savon niin kielen murre, että se niin on erikoinen? Että mitä erot on niin suomen kieli, savon kielen murre tai karjalan kieli? Länsi- ja itämurteiden ero on se, että lännessä sanoja lyhennetään. Heli Laaksonen, joka runoilee Vakka-Suomen murteella, niin sen sanathan on lyhempiä.
Savossa taas sanat pidentyy. Jouni sõnul läheb Savo murdel viimasel ajal üsna hästi. Savolased räägivad oma murret uhkusega ning Savo murdes ilmub nii algupärast kirjandust kui ka tõlkeid. Üks asi tuleb siiski veel selgeks rääkida. Kas jutt käib Savo murdest või savo keelest? Savolaised haluavat, että savolaistel on kieli, ei siis murre. Niin, kyllä se on yksi osoitus siitä, että se meidän oma itsetunto nousee. Niin. Mutta se ei ole mikään tahansa murre. Mutta suomalaiset sanoo, että ei, että se on murre. Juu, sitten on näitä kiistoja hämäläistä ja karjalaista. Mitä sä ajattelet, miksi se valtio virallisesti sanoo näin, että se on murre? Että ne ei halua todistaa, että on no kieli. sitten siinä tulee kato velvollisuuksia, jossa julistetaan viralliseksi kieleksi. Sitten pitää katsoa kaikki paperit kääntää Savon murteille. Ja katoille mainokset. Ja sitten sitä opetustakin pitää ruveta antamaan savon kieleen niin edelleen. Että siis on se rahakysymys. Se on myös rahakysymys. Aga Savo toitudeni me pole veel jõudnud. Kuna siinne maa on 1000 järve maa, siis mõistagi on rahvustoiduks ka erinevad kalaroad. Jaagule ja Jounile pakuti kohalikku rääbist. Ühel juhul praetuna, teisel juhul suitsutatuna. Mina leidsin menüüst aga veel ühe huvitava kalatoote. Voitko saada yhten kännikala? Voit. Mis see kännikala on? Minä teen sen. No, Pikku hetki. onko se ihan unikaalinen? Se on suolamuikku Niin. ja leijonaviinaa. Onko se ihan savolainen On. drinkki? On. Ja se on tullut siitä, että täällä on ollut joku pariskunta joskus kauan sitten istuna tuossa ja ukko on juonut vähän liikaa ja rouva on tuumannut, että no sinä senkin kännikala ja siitä on lähtenyt tuo nimi. Niin, se onkin se, mitä mä kartsin olevat. Niin, läheb sisse ja... Se on soolakala. Kiitos paljon. Ole hyvä. Meie hõimlaste rännak jätkub juba järgmisel nädalal. Siis räägimegi karjalaste usust. Karjalaisten määrähän Suomessa taas lisääntyy koko ajan. Vaatame, milline nägi välja ajalooline Karjala talu. Siin hoiti talviseid heinu ja kuidas heinad siia said? Loomulikult tuldi suurest uksest hobusega sisse ja sõideti kõmm siia teisele korrusele. Kohtume jälle nädala pärast. Seniks kõike paremat.